Meie tänase meistrinurga teema on rõdupõrand ja nimelt just puidust rõdupõrand ning mis kõige huvitavam, tegelikult siin puumarketis, kui ma pilgu heidan, siin on ühte tüüpi, teist, kolmandat sorti lahendus, nii et valmis kaubana on sellist materjali täiesti saada, ainult osta ära ja pane paika. Aga meie puhul, nii nagu ikka nurgakiviga tihti juhtub, oli seatud tööülesanne sellisena, et kas oleks võimalik mingist materjalist nagu ise kujundada ja ise teha see rõdupõrand. No, kui tellitud, siis tuleb lahendus leida ja mingi mõte mul on. Ma lähen edasi, vaatan sinna saunalaudade väljapanekusse, kas seal on sobivat profiili, millest hakata seda rõdupõrandat tegema. Siin on suvega tekkinud nii palju uusi näidiseid, nii palju põnevaid viimistlusvariante, et silme eest võtab natuke kirjuks ja ausalt öelda mõtte paneb ka liikuma, kuid ma leidsin siit ühe lauatüübi, mida ma tahaks kasutada. See on selline 15 mm paks laud ja sellise hästi konkreetse teravaservalise vuugiga. Jõudsin müügimehe käest juba uurida ka, et kas siin Laki tänaval teda hetkel on olemas ka sellist termotöödeldud varianti. Tuli välja, et on männikul, ma pean männikult käima ja võtma selle laua ning siis juba töökotta ja proovime, kuidas see ise tehtud terrassipõranda lahendus mul välja tuleb. Ja tõepoolest, nii nagu puumarketis nägite, on olemas juba valmis tooted, millest suurepäraselt sobib ühe rõdupõranda tegemine. Kuid Eesti inimene on juba ükskord selline, et tahaks teha ise ja oma näolise ning selle tegemise juures ka katsetada, kas ta tuleb ikka ise tõepoolest selle tegemisega toime. Ja iga korraliku tegemise või meisterdamise aluseks on ikkagi joonis, tänapäeval võib sellega teha digipõhjaliselt või siis paberi peal ja antud juhul ma võtsin endale eesmärgiks selle, et see laudis oleks selline diagonaalsete ruudustikuga ja tegin joonise kahe põhjaga. Üks on siis see, kus see diagonaalne ruudustik või diagonaalse laudisega ruut jääb niimoodi tihedalt, lauad jäävad kokku ja teisel puhul eeldatavasti jääb laudade vahele kuskil 5 mm pragu. Ja nüüd on mulle planeeritud see asi selliselt, et sellest esimesest alumisest ringist kahel laual jäävad punniosad väljapoole ja kahel sooneosad väljapoole ja teen esimese lõike ära. Kuna see asi läheb 45 kraadi alla, siis teeme sooneosa välja. Nüüd on asi selles, et täpset mõõtu on kõige lihtsam peale panna, kui esimene lõige on tehtud. 468 mm on siis täpne välismõõt, 4,6 ja 8 on välisnurgamõõt. Ja selliselt tuleb meil teha siis, nii nagu ütlesin, 4 detaili, kahel nendest on soon väljapool ja kahel punniosa väljapool. Piisav täpsus selle projekti jaoks on olemas. Päris pildiraam ta ei ole, nagu öeldakse, aga ta töötab suurepäraselt. Ja nüüd on siis vaja lõigata esimene kinnitusnurk ja see peaks olema mul väljapoolt võetuna ja siit jätma puhta nurga. Ja läheb paika mul, näete, sellisena. Ma saan teha nüüd veel teise detaili valmis. Siin on kaks asja. Ma võin võtta mõõdud ka joonise pealt, kuid
parem ja kindlam on mul võtta neid mõõtusid ikkagi otse konkreetselt töökohalt, nagu öeldakse. Mõõtmistööd tuleb niisuguste projektide korral hästi hoolikalt teha, seepärast, et nii-öelda kogu see teema ei anna andeks mitte ühte grammi ja mitte ühte valeliigutust. Sellisel kujul hakkab see asi, nagu öeldakse, natukene nagu looma, kuid ma teeksin siin ühe käigu veel vahele, et kuna see plaadi osa on kaunikesti liikuv ja väga lihtne on teha siin mõõtmisvigasid, siis võtame natukene liimi. Ma kasutan niiskuskindlat liimi ja ta kõlbab ka välistingimustesse. Põhimõtteliselt on kaunis sarnane selle puiduliimiga ja PVA-ga, millega me oleme igapäevaselt harjunud, aga lihtsalt ta kannab SV kaubamärki. Ja panen siia põhja 2 pisikest täpukest liimi. See tagab selle, et need detailid jäävad omavahel kokku. Ja hetkel mulle tundub, et ma pean tegema nüüd ära niisuguse asja, et ma panen selle esimese poole kokku, et need raamiosad ja peamine plaat, nad on kokku liimitud, kokku kinnitatud ja siis mul on nagu turvalisem ja kindlam edasi minna. Ma tean, et need asjad sobivad kõik kokku, et ma ei tee kuskil ühtegi mõõtmisviga. See paika sobitamine on antud juhul võib-olla üks kõige keerulisemaid, seepärast, et ma ei näe sinna serva alla ja kinnituse ma tahan teha siit seestpoolt küljest, et pealispinnale ei jääks mitte ühtegi naela. Ma märkisin asukohad ära, kuhu ta enam-vähem paika tuleb, kontrollin veel seda esialgse paigalduse täpsust. Nii. Ja paneme siia mõned täpud liimi alla, raampuu peale ja ma lasen väikeste naeltega kinni. Mul on materjal kokku 30 mm paks, see tähendab 2 lauda kokku 30 mm paks ja ma kasutan tavalisi liistunaelu. Need lihtsalt takistavad need asjad omavahel kokku nii kauaks, kui liim haagib. Nii. Ja nii see töö meil siis sujub. Nii nagu ma juba mainisin, kõigepealt, kui tahate sellist asja ette võtta, siis kõigepealt proovitükk, korralik joonis, et teil mõõdud klapiksid, asi toimiks ja selleks, et see töö istuks väga-väga täpselt kokku ja läheks kiiremini, sellepärast, et kui me tahame ühte rõdupõrandat teha, siis on neid vaja ju üsna mitu. On hästi mõistlik teha rakis, kuhu me sobitame siis tükid täpselt sisse, et nad tõepoolest täpselt istuvad oma kohtadel on. Igal juhul, kui saite väikese mõtte, kuidas teha oma rõdu omapäraseks, siis on see lihtsalt suurepärane.